Kui me räägime intellektuaalomandi kaitsest, siis tegelikult me peaksime rääkima, mis asi see kaitse siis ikkagi lõppude lõpuks on. Intellektuaalomandi õigustega kaitstud intellektuaalomandi omanikul on kaitse kehtivusperioodil õigus keelata selle intellektuaalomandi kasutamine teistel. Seda levitada, äris kasutada, toota või muud sellist. Aga selle õiguse jõustamine, ehk siis see, et kas ta läheb ka päriselt kedagi keelama, on selle õiguse omaniku enda otsus. Ehk siis tegelikult ei ole kohustust kedagi kiusamas käia. Mis tegelikult on väga oluline ja tugev äriline instrument. Ehk siis õiguste omanik, kui tal on see kaitse tegelikult tekitatud juba kord, on see võimalus väga hästi reguleerida, kes, kus, millal ja millistel tingimustel tema intellektuaalset vara kasutada, väärindada või isegi selle omanikule endale tulu tekitada saab. Igasuguse registreerimata ja pehme intellektuaalomandi, ehk siis immateriaalse vara osas, nagu me enne nägime siin, ärisaladused ja muud sellised asjad, selle osas omanikul tegelikult mingisuguseid õiguseid ei ole. Nii et kogu tema ärilise väärindamise võimaluste ulatus sõltub sellest, millisel määral on tal võimalik selle informatsiooni avalikuks saamist kontrollida või selle kasutamist kontrollida. Instrumendid, mis selleks omanik ise valib, on täiesti vabalt valitavad. Aga millist kaitset sul siis vaja on? Sellel ei ole väga lihtne vastata. Õige vastus intellektuaalomandi valdkonna küsimustele on alati sõltub. Aga millest ta siis sõltub? Alustame sellest, et miks sa oma äri üldse teed. Mis on sinu äri eesmärk? Kuhu sa jõuda tahad ja mis ajaks? See informeerib, kes, millal ja millistel tingimustel sinu IO-le ligi pääsema peaks ja kas üldse. Ehk siis pane endal kirja, miks sa oma äri teed, kuhu ta mis ajaks jõudma peab ja siis me saame mõtlema hakata, millist kaitset sul vaja on. Ja mõtlega läbi see, kes seda ligipääsu päris kindlasti kohe saama ei peaks. Ja nüüd me teame, millist kaitset meil vaja on. Nüüd me saame mõelda, millised instrumendid meil selleks kasutada on. Ehk siis millist kaitsevahendite paketti me peaksime selleks rakendama, et seda kontrolli säilitada oma intellektuaalse vara üle. See võib-olla ongi selle loengusarja üks kõige olulisemaid õpikohti. Et me teeksime vahet kaitsel ja kontrollil, sest äris intellektuaalomandi väärtus tekib kontrollist, mitte kaitsest. Kaitses me võime istuda lõpmatuseni, aga väärtus see ei loo. Seega võtkem selle kaitsele keskendumise asemel proaktiivne mõtteviis omaks. Milliseid tööriistu ja võtteid me kasutame, et säilitada kontrolli oma vara üle, ehk piirata ligipääsu oma intellektuaalomandile selliste osapoolte poolt, kellele me ei taha sinna ligipääsu. Ja siis mõtleme, et näiteks ka salajas hoidmine tegelikult on kaitseviis. Aga kui me kasutame näiteks registreerimise teel kaitsmise meetodeid, siis need on peaaegu alati territoriaalsed, ehk siis töötavad ainult selles riigis, kus me selle registreerimise teeme. Ehk siis ühelt poolt salajas hoidmine on praktiliselt universaalne kaitsemeetod. Niipea kui me hakkame kasutama kaitsemeetodeid, kus me midagi avalikustame, siis sellega tulevad kaasa mitmed agad. Ehk siis näiteks see, et tõepoolest see registreering kehtib ainult selle territooriumil, kus me oleme selle taotluse sisse andnud, aga kõrval olevatele territooriumitele see ei laiene. Ehk siis, et seal võib seda intellektuaalomandi kasutada, kui see on äriliselt mõistlik, näiteks meile konkurendile. Eks me peame väga hoolega jälgima seda, et me piltlikult öeldes oma intellektuaalse omandi kaitsestrateegiaga ei ehita väravat keset põldu. Me võime ehitada maailma kõige võimsama ja tugevama värava, kuid nagu siin pildil näha on selle võrra, kui temast on võimalik lihtsalt mööda jalutada, siis mis mõte sellel on? Nüüd liigume edasi erinevate kaitseinstrumentide poole. Ehk siis mis võimalused meil tegelikult oma intellektuaalse vara kaitsmiseks on, immateriaalse vara kaitsmiseks. Alustagem autoriõigusega. Autoriõigus kaitseb loomingulise väljenduse vormi. Kas see on näiteks mingi kirjutis, mingi pilt, mingi video, mingi heli. Aga ta ei kaitse selle väljenduse sisu, ehk siis mida see teos ütleb. Ehk siis ideesid kui selliseid. Kui nad meie pea sees on, seda kaitse miski. Alla siis, kui ta on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis, tekib talle mingisugune kaitse. Autoriõigus kaitseb autoriõigust otsustada, mis selle teosega siis saab või ei saa teha. Ka sellemaani välja, et kas seda teost üldse kunagi tohib avalikustada. Autoriõigus tekib automaatselt,
kusagil mitte midagi vaja registreerida ole. Niipea, kui sa selle teose oled valmis saanud, tõstad oma pastaka paberi pealt, lööd viimase klaviatuuri löögi või tõstad käe hiire pealt. Kui siis on teos valmis, siis on ta valmis ja temal juba kehtib autoriõigus nii varaliste kui isiklike õiguste osas. Nüüd, kui meil on mingisugune leping, et me näiteks tegime selle teose töölepingu raames, siis mingi osa neist õigustest tekkisid selles autoris ja liikusid seejärel automaatselt üle siis sellele, kes see lepingujärgne õiguste omanik on. Mõnedes piirkondades on registreerimine selles suhtes siiski kasulik või vajalik, sellepärast ja sellega kaasnevad mõningad teatavad võimalused, mida iseseisvalt ei pruugi tegelikult selle autoriõigusel olla. Näiteks siin USA-s võib olla teose registreerimine vajalik siis kongressi juures tegutseva autoriõiguste büroo sees selleks, et teos oleks kohtus nii-öelda kaitstav ja sellest oleks saada võimalik ka mingisugust kahjutasusid näiteks või siis panna selle teose potentsiaalselt meie õigusrikkuv kasutamine seisma. Et ilma registreerimiseta sellel Copyright Office'is meil tegelikult seda õigust ei ole. Autoriõiguse saamiseks peab sellel teosel olema täidetud teatud tingimused. Esiteks ta peab olema originaalne inimese looming. Ja see on nagu väga oluline tegelikult aspekt, et selle võrra see originaalsus ja inimese looming. Ehk siis, et igasugused koopiad või lihtsalt tabelarvutused ei ole tegelikult teosed. Ja samamoodi ka see inimene on seal oluline komponent selle võrra, et isegi kui väga loominguline pärdik näiteks midagi joonistab, siis sellel teosel tegelikult autoriõiguseid ei ole. Ta peab olema kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas ja ta peab olema väljendatud objektiivses vormis. Ehk siis ta peab olema seal pea seest võetud ja mingisugusele kujule pandud. Ja sellisena peab ta olema tajutav teiste inimeste poolt ja reprodutseeritav kuidagi keskkonnas, ehk siis uuesti taas loodav vajadusel. Ehk siis ei ole ainult niimoodi, et ta kaob korraks siin eetris ära. No, millised asjad võivad olla see autoriõiguse objektid? Näiteks väga levinud tarkvara ja koodijupid. Me võiksime küsida, et millise kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnast on, aga tegelikult teaduse valdkonda ja sinna võib ta ilmselt liigitada. Fotomaterjalid ja müügitekstid, näiteks kõikide ettevõtete kodulehed on täis tegelikult müügitekste, mis sisuliselt on tegelikult autoriõiguse objektid, ehk siis nende sealt kopeerimine teise ettevõtte lehele on sisuliselt vargus. Reklaammaterjali trükised täpselt samamoodi. HTML ja CSS ehk siis kõik veebilehed ja see all olev kood. Nii veebileht ise võib olla teos, see, milline ta väljendatud on, aga see all olev kood tegelikult täpselt samamoodi. Ja tegelikult ka see sama kood, mis seda sama mooki siin käitab, on autoriõiguse objekt. Muusika, mida mängitakse kohvikus. Ta ei mängi seal juhuslikult ja kogemata. Tegelikult valdav enamus kohvikutest maksab Eesti autorite ühingutele teatavat tasu, mis omakorda edastab selle tasu siis nendele autoritel, kelle muusikat selles kohvikus parasjagu mängitakse. Ülemiste keskuses olev Alma Toominga maja arhitektuurne lahendus. Tegelikult iga maja arhitektuurne lahendus on teos. Ehk siis arhitektide teosed on majad ja neid maju ilma, tuletage meelde isiklike õigusi, ilma autorite loata tegelikult ei tohi muuta. Ja iga viimane kui PowerPoint esitlus kaasa arvatud, ka see siin on samamoodi autoriõiguse objekt. Ehk siis jällegi ilma loata, eksplitsiitse loata, seda kopeerida ja kasutada ei tohi, välja arvatud teatud sükeste reeglitega nagu tsiteerimine ja muud sellised asjad. Nüüd üks oluline vahe, mida me eriti interneti ajastul peame tegema, on see vahe tegemine, mis on ligipääsu ja kasutusõiguse vahel. Ehk siis ainuüksi sellepärast, et me saame mingile teosele ligi, ehk siis et me näeme teda, ei tähenda, et meil on õigus seda kasutada. See, et asi on internetis, ei tähenda, et see on tasuta. See kehtib nii piltide, nii tekstide, ka kõik muu kohta, mida me tegelikult näeme siin väljaspool, kui me läheme interneti, kui me liigume ka ringi. Et peame silmas pidama, et tegelikult meil ikkagi autor lõppude lõpuks otsustab, kes ja mis tingimustel tema teost kasutada saab. Ta on otsustanud, et jah, see on okei, et see teos on selle koha peal üleval, aga ta näiteks sulle edasi ei ole seda õigust andnud. On muidugi võimalusi, kus autor saab oma nende isiklikest ja varalistest õigustest ka näiteks loobuda või anda need avalikult kasutamiseks neile, kellel seda vaja peaks minema. Levinud on sellised copyleft litsentsitüübid näiteks nagu Creative Commons, ka ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus on tegelikult teinud ettevõtetele kättesaadavaks eestikeelse Creative Commons litsentsi tekstid, mida kõik, kes soovivad, saavad ka kasutada Creative Commonsi lehelt.
Tarkvaramaailmas me tunneme samamoodi vabavaralisi litsentsitüüpe, näiteks Apache, GPL või MIT, millel kõigil on tegelikult erinevad vabadusastmed, mida selle litsentsi all oleva koodiga teha tohib. Sealjuures GPL kipub olema kõige piiravam, mis ütleb, et mida siis tohib teha, mida ei tohi teha selle koodiga ja seetõttu tõenäoliselt ka äritegevusele kõige selline raskem kasutada. Apache on üks levinumaid litsentsitüüpe ja tegelikult samas ka üks lubavamaid, et tegelikult, et kui te võtate internetis mingi kooditüki, mis on Apache selle litsentsi all, siis selle kasutamisega üldiselt on tegelikult täiesti okei. Mis viib meid väga kenasti tarkvarani. Ja me peame meeles pidama, et kood ehk siis tarkvara, see syntaksi pool on teos. Ta on võrdne Tammsaarega ja Koidulaga. Mingit vahet ei ole, välja arvatud sellega, Tammsaare ja Koidula teosed tõenäoliselt on juba autorikaitse alt väljas. Autoriõigusest mööda hiilimiseks seetõttu, aga võib tegelikult lihtsalt kirjutada uue programmi. Sellepärast autoriõigus kaitseb seda algset teost ja autoriõigusi selle teosega seoses. Nii et kui me loome uue teose, siis tegelikult kui me otseselt ei kopeeri, otseselt ei plagieeri, vaid me lihtsalt näiteks saame inspiratsiooni sellest lahendusviisist ja me kirjutame oma koodis, me loome uue teose ja autoriõigus tegelikult ei riku. Mis muudab tegelikult selle, et miks kood toimib, et mida ta täpselt teeb, väga oluliseks konfidentsiaalseks teabeks, mida me peaksime tegelikult ettevõtetena kontrollima ja mitte laskma vabalt levida. Ehk siis see, mida kood teeb, ei ole autoriõigusega kaetud. Ta võib olla kaetud näiteks kunagi tulevikus patendiga, sest näiteks kui see tarkvara teeb midagi päris maailmas tehniliselt, siis see, mida ta teeb ja kuidas ta teeb ja miks ta teeb, võib olla potentsiaalselt patendi sisuks. Aga enamasti me tegelikult tarkvara ja seda nii-öelda, et mida ja miks ta teeb, me kaitseme pigem ärisaladusega ja salajas hoidmisega, mis tähendab seda, et me peaksime samamoodi instrueerima ka neid töötajaid, kes seda koodi teevad, et milline osa nendest loomingust on okei ettevõttest lahkudes kaasa võtta, milline osa ei ole. Eriti tänapäeval muidugi hästi oluline aspekt veel autoriõiguste koha pealt on selle suhe siis AI-ga või siis kunstliku intelligentsi ja masinõppega. Esimene aspekt, mida me peame silmas pidama, on see, et autor saab olla ainult inimene. Selle pildi tegi nüüd siin alla ka kirjutatud, eks ole, tegi AI ehk siis DALL-i mudel. Kuna DALL-i ei ole inimene, siis sellel teosel, või kui ta saab niimoodi nimetada, või sellel pildil ei ole tegelikult autori õigusi. Igaüks võib selle pildi võtta nüüd, kopeerida, panna oma turundusmaterjalidesse, kasutada, kuidas iganes. Ehk siis autoriõigus AI tulemusi ei kaitse. Ja praegune situatsioon, ka näiteks kohtuvaidlustes ja nii edasi, näitab väga selgelt, et lihtsalt promptimine, ehk siis AI-le juhendite andmine, ei ole piisav panus autoriõiguse tekkeks. Ehk siis AI ei ole ka justkui instrument kunstniku käes, ta ei ole pintsel, sest ta ei ole piisavalt kunstniku või siis programmeerija tegelikult kontrolli all see mis sealt välja tuleb. Ehk siis seda originaalset panust on praktiliselt võimatu tuvastada. Selleks, kuidas me saaksime sellistele teostele autoriõiguse või mingit moodi intellektuaalomandi kaitse peale, on see, et me peame tegelikult selle tulemiga laskma inimesel midagi teha. Inimene vaatab selle üle, kohendab kuidagimoodi, parandab, täiendab või kasutab seda lihtsalt inspiratsioonina järgnevateks tegevusteks. Ehk siis originaalne inimese panus igasuguse sellise teose puhul on hädavajalik. Ja nüüd üks väga oluline aspekt, mida peab silmas pidama, on see, et kui AI nüüd juhtumisi väljastab väga sarnase väljundi mingisuguse juba autoriõigusega kaitstud teostega või disainiga või kaubamärgiga sarnase, siis tegelikult võib tegu olla rikkumisega, kui te võtate selle tulemi kasutusele. Nii et olge väga hoolikad selles osas, kuidas te AI tulemeid oma äris kasutate ja mismoodi. Ehk siis pidage meeles see originaalsus ja see inimese panus sinna on fundamentaalne tarvidus. Ja järgmine ohumärk on see, et treeningandmed võivad samuti olla kaetud õigustega. Kas nad on näiteks isikuandmed, millisel puhul seal on õiguslikud piirangud taga, või siis näiteks nad on autoriõigusega kaetud objektid selles suhtes, millisel juhul meil tegelikult nende kommertsiaalse kasutusele võtmiseks on vaja autori luba. Tuletan meelde, jällegi need varalised ja isiklikud õigused, need tulevad autorist, peavad kogu aeg sealt järgi käima, ehk siis kui me tahame neid kasutada, seda teost, meil peab olema omandiahel ette näidata.
Ehk siis, kui me tahame mingeid andmekogusid kasutada, olgem kindlad, et meil tegelikult on tagatud ka mingi lepinguline või muu alus nende andmete kasutamiseks, et tagada meie ettevõtte elujõulisus tulevikus.